Tuleviku ühiskond vajab juba täna uue põlvkonna tippspetsialiste, kelle ülesanneteks on kavandada keskkonnasäästlik ja energiatõhus tootmine, arendada välja arukatel süsteemidel rajanev elu- ja töökeskkond, luua tõhusamad ravimid ja täiesti uut tüüpi kütused ning juhtida ettevõtete innovatsiooniprotsesse. Kõik Virumaa kolledži õppekavad arvestavad kaasaegse õppija vajadustega ning on välja töötatud koos juhtivate tehnoloogiaettevõtetega. Uuri lisa õppimisvõimaluste ja erialastipendiumite kohta ning tule õppima. Nii, tere õhtust kõigile siinpool ja sealpool ekraani. Alustame siis tänase magistrikava tutvustustunniga ja alustame päevakavast. Esiteks informatsioon teile, et seda üritust salvestatakse. See salvestus laaditakse üles, see on kättesaadav ka pärast kõigile kuulajatele. Minu nimi on Allan Niidu, mina juhin tänast õhtut, minu osa ei ole küll väga suur, kuid sellest hoolimata. Päevakava on järgmine. Kõigepealt programmijuht Diana Berseneva tutvustab meile õppekava, siis räägivad tudengid meile oma õppimisest. Meil on Anastasia Raak, kes seda teeb. Sõna on ka ettevõtete esindajal. Täna on selleks Viru Kreemia Grupi personalijuht Tea Allikmäe ja vastuvõtu tingimustest räägib järjekordselt Diana ning kogu ettevõtmise lõppu on võimalus esitada küsimusi ja saada ka neile vastuseid. Seega annan sõna Diana Bersenevale. Tänan Allan, mina olen Diana Berseneva siiski ja ma kohe jagan oma ekraani. Nii, ma loodan, et te näete minu ekraani praegu. Kontrollime, Allan, on nähtav? Ja. Väga tore, aitäh, Anastasia. Ja kõigepealt tahan rääkida sellest, et vaatamata sellele, et siin käivad jutud ka sellest, et nüüd see kütuste keemia ei ole kellelegi vajalik, siis ikka ma tahan rõhutada seda, et keemikuid ja tehnoloogi on alati vaja. Ja ma arvan, et ka Tea räägib pärast sellest, et neil on väga-väga suur vajadus tehnoloogide pärast. Samuti ka keemia valdkonnas Eesti vajab keemikuid ja keemikuid doktorikraadiga ehk kuna magistratuur on üks samm doktorikraadini, siis ma tahan öelda, et ma kutsun teid üles, et tulge magistratuuri. Ja kõigepealt ma tahan tutvustada teid sellega, et TalTechis ei ole muidugi ainukene magistriõppekava, et õppekavasid on hästi palju. Aga kui me vaatame need õppekavasid, mis on seotud keemiaga, siis me leiame ainult 4 nendest. Ja te näete, et 2 kavad on kava 12 ja 13, nad on pühendunud sellele, et tegeleda puiduplasti ja tekstiiletehnoloogiaga, et seal kvalifitseeruda, siis rohelised energiatehnoloogiad, keemia ja keskkonnakaitse tehnoloogia. Ja meie õppekava, ma ütlen teile ausalt, et see on kõige keemiaga rikkaim õppekava ja meil on ka hästi palju õppeaineid, mis on seotud tehnoloogiaga. Meil on terve blokk nendest õppeainetest. Ja rääkides õppekava struktuurist slaidi peal, te näete, et õppekava koosneb 5 moodulist: üldõppemoodul, põhiõppemoodul, eriõppemoodul, mis annab kõige rohkem ainepunkte, siis vabaõppemoodul ja lõputöömoodul. Lõputöömoodul annab ka hästi palju ainepunkti ja kokku õppekava koosneb 120 ainepunktidest ehk päris mahukas õppekava. Ja praegu ma näitan, kuidas leida õppekava ja kuidas vaadata, mis ained on selle õppekava sees. Me lähme üle selle linkile, mis asub ÕIS-is ja mida te saate ka kasutada pärast. Ehk lähed üle ÕIS-i kodulehele,
Ma loodan, et ekraanil on ka näha. Keegi saab mind aidata. Et õisi koduleht on praegu ekraanil, jah? Super. Siis teete lahti magistriõpped ja leiete inseneeriteaduskonda. Ja siin õppekava nimetustest otsite üles kütuste keemia ja tehnoloogia. Nüüd vaadate rohkem ja olete siin kodulehel, kus te saate näha ka selle eriala õppeaineid. Ja alustame siis üldõppemoodulist. Üldõppemoodul, nagu ka teised õppemoodulid, koosnevad kohustuslikest ainetest ja valikainetest. Ja te näete, et selles õppemoodulis kohustuslikke aineid on vähe ja on rohkem valikaineid. Kohustuslikke aineid te peate võtma kokku 6 EAP-d, et teil oleks nominaalne täiskoormus täidetud ja siis valikainetest 12 EAP-d. Kuna kõik õppeained on 6 EAP-lised, siis on arusaadav, et siit õppemoodulist peate võtma 3 ainet ehk kokku 18 EAP-d. See õppemoodul on suunatud sellele, et te võtaksite endale niisugused ained ja arendaksite niisugused oskused, mis on seatud nii-öeldes pehme oskustega. Et te teate, kuidas suhelda. Te võtate näiteks, kui te võtate ettevõtlus ja ettevõtte majandus ja siis te teate, kuidas on ehitatud majanduslik pool ettevõttes, siis te oskate ka kirjutada projekte ehk on olemas projekti juhtimise aine, mis on üksteisega seotud, et need mõlemad ained. Ja siis siin on ka teised ained, näiteks intellektuaalomandist ja teaduste alustest ja akadeemilistest eneseväljendamisest. Ehk see moodul õpetab pehmeid oskusi. Järgmine moodul on põhiõppemoodul, mis annab kokku 30 EAP-d. Siin kohustuslikke aineid on natuke rohkem ja nad on, ütleme nii, et nad on baasiained, mis aitavad teid pärast õppida kütuste keemia ja tehnoloogia moodulit. Ehk siin on protsesside termodünaamika, mis eelmisel aastal andis meil doktor Igor Krupenski Tallinna Tehnikaülikoolis, siis orgaanilise keemia erikursus, leebiprotsessid ja siis sellised valikained, mida te saate valida juba lähtudes sellest, mis valdkonnas te tahate kirjutada oma magistritööd. Ehk kui te lähete laborisse, siis oleks hea teile valida näiteks instrumentaalanalüüsi. Kui te olete huvitatud polümeeride keemias, siis valite polümeeride erikursus ja nii edasi. Ehk ehitate enda jaoks õppekava niimoodi, lähtudes sellest, mis õppeainet teile on vaja. Kütuste keemia ja tehnoloogia moodul. See on see moodul, mis on just seotud meie õppekava nimetusega. Ehk see just arendab teadmisi nendest tehnoloogiatest, mis kasutatakse Ida-Virumaa ettevõtetes ja mis kasutatakse ka ülemaailmselt. Siinjuures ma tahan mainida ka seda, et nüüd see moodul natukene muutis oma kalduvust ja siin niisuguses aines nagu kütuste keemia ja tehnoloogia 2 me räägime mitte ainult fossiilsetest kütustest ja nende ümbertöötlemisest, aga samuti ka näiteks jäätmete ümbertöötlemist tehnoloogiatest ja puidu ümbertöötlemisest ehk sellest, mis kaasaegses maailmas ja kaasaegses tingimustes areneb kõige rohkem. Magistripraktika moodul, see annab võimalust läbida praktikat ettevõttes ja tutvuda ettevõtte tööga. Aitab ka selles, et te saate ettevõttest saada lõputöö teemad. See on ka tähtis. Ja siis vabaõppe moodul, siin aineid ei ole, aga
iga semestri alguses tudengid saavad infokirja, kus on olemas või kus on mainitud kõik vabaõppeained, mis on pakutud eelolevas semestris. No ja magistritöö moodul. Ja lähme tagasi. Nüüd ma natuke räägin ka sellest, et miks on vaja tulla Virumaa kolledžisse. Kõigepealt tahan öelda, et magistriõppekava lubab teile kohaldada tööd ja õpet, mis on väga-väga tähtis, sest viimastel aastatel oli selline ja üleüldiselt selles magistriõppekavas oli selline praktika, et meile tulevad need tudengid, kes juba töötavad ettevõttes, kellel on pered ja kellel aega ei ole väga palju. Ehk ma saan kinnitada, et meie magistriõppekava seda lubab. Muidugi pingutada on vaja. Seda ma ütlen ka ausalt. Ja alates eelmisest aastast õpetab kolledžis professor Alan Needham, kellel on oma töörühm ja kes tegeleb väga-väga huvitavate asjadega, näiteks CO2 püüdmise tehnoloogiatega ja igasuguste molekulite ehitamisega CO2-st. Tähendab, see keemia on väga-väga atraktiivne ja rohepöördega seotud. Me kaasame erinevaid lektoreid ja püüame kaasata neid inimesi, kellel on kogemus ettevõtetes, sest see on väga-väga tähtis, et meile tulevad, et need lektorid, kes loevad loengud, nad on kursis sellega, mis toimub ettevõtetes ja on töötanud elavas protsessis. Diplomitöö teemade rohkuse kohta saan öelda niimoodi, et kuna me väga tihedalt teeme koostööd ettevõtetega, siis ka diplomitöö teemad meile tulevad õhkralt. Meil on korraldatud muukeelsetele tudengitele eesti keele kursus ja ka keeletugi, ehk seda ei ole vaja karta. Mina oma poolt tahan teile soovitada, et kui te olite otsustanud tulla ja teie emakeel ei ole eesti keel, siis te võite kasutada niisuguse võimalusi, et näiteks lugeda meie ülikooli ajakirja Mente et Manu, mis on kättesaadav ka meie kodulehel, ehk siis te olete kursis, millega tegeleb Tallinna Tehnikaülikool, siis teil areneb ka eesti keel ja samuti see aitab teid pärast vastuvõtmisvestluses osalemises. Järgmine, et nagu ma olin juba maininud, et see on tõesti väga keemiarikas õppekava ja tehnoloogiarikas õppekava. Alates järgmisest aastast me hakkame pakkuma magistriõppe tudengitele ka keemia tasanduskursus, kuna me võtame vastu mitte ainult keemia lõpetanud bakalaureuseõpped või rakendusõpped, vaid ka näiteks energeetikuid, kellel on pärast natuke ebamugav keemikutega suhelda, kuna nende õppekavadesse ei olnud nii palju keemiat sees. Nüüd me hakkame pakkuma niisugust keemia ABC-d, et teil oleks pärast ka lihtsam. Ja meil on väike kolledž ja me oleme siin nagu üks suur pere ja me pakume teile ka oma tugi ja siis meil ei ole ainult selline puhas õppetöö, aga me ka teeme sporti kõik koos, tudengid ja õppejõud ja mängime võrkpalli ja diskgolfi. Ehk tänan, Allan, minul on kõik. Nii, suured tänud Dianale. Nüüd on meil eetris Anastasia, kes räägib sellest, kuidas on õppida Virumaa kolledžis, magistratuuris. Anastasia, ole lahke.
Ja, aitäh. Tere päevast kõigile. Nii, mina olen Anastasia Raag ja alustan oma lugu sellest, et mul on lõpetanud Kohtla-Järve Keemia Polütehnikumi eriala laborant. Seejärel kaitsnud Virumaa kolledžis eriala tööstustehnoloog. Praegu jätkan oma õppimist magistriõppes õppekaval kütuste keemia ja tehnoloogia. Õpin 3 päeva nädalas. Põhimõtteliselt toimusid õppetunnid nädalavahetustel. Väga mugav ja ei sega tööd, ei ole tarvis ülemuselt puhkust võtta, vaba päev küsida. Nii, mida veel ma ütlen? Ütlen, et eelmisel aastal viiruse tõttu pidime üle minema kaugõppele, distantsõppe. Mul olid segased tunded, et ühes mõttes on mugav, ei ole vaja kuhugi minna. Teises mõttes ei ole mugav, sest mõnikord internet kadus ära. Ja selle takistuse tõttu raske ole kõik infot kätte saada. Mulle meeldib rohkem kontaktõppe. Aga pole midagi, sest saime väga hea kogemuse selles mõttes, et nii, räägin natukene lühedalt enda rühmast. No, mulle väga vedas rühmaga väga hea ja ühtehoidev kollektiiv. Meie rühm seisnab rõõmsameelselt inimestest ja igaüks alati valmis aidata. Tahtsin veel lisada, et meie rühm oli õpingute lõpuks õppinud töötama meeskoonas, pöörates tähelepanu kõigile rühmaliikmetele. Ja veel räägin, et antud õppekaval sain head praktilised oskused Tallinna laboris kui ka siin kohapeal kolledžis. Kui meie rühmal oli praktiliselt tööd PKK-s põlevkivi kompetentsikeskuses, mul juba tol ajal tule mõtte pähe, et oleks hea, kui ma saan seal tööd. Virumaa kolledžis ja põlevkivikeskuses väga sõbralik toetav kollektiiv. Nemad alati avatud ja abivalmis. Virumaa kolledž annab võimaluse areneda selles suunas, mis sind huvitab ning õppejõud toetavad keelte arendamine, praktilised oskuste arendamine. Virumaa kolledži õppejõud on laia profiiliga spetsialistid, kes alati selgitavad ja suunavad ning toetavad rasketel aegadel. Virumaa kolledž annab kodutunnet. Tänu saadud ja jätkuvalt saadavatele oskustele, teadmistele ja kogemustele kavatsen end selles valdkonnas edasi arendada. Ja räägin karjäärist. See, mis puudutab karjääri, ütlen, et tänapäeval töötan põlevkivi kompetentsikeskuse keemia insenerina. Töötan rakenduskeemia uurimusrühmas. Professor Alan Niidu juhendamisel. Nüüd mina tean, et unistused täituvad. Mul on kõik. Suur tänu, Anastasia. Jah, väga kena. Loodame, et siis eneseteostus jätkub teil. Ja edasi räägib meile ettevõtete esindajatest Viru Keemia Grupi personalijuht Tea Allikmäe. Tere kõigile! Ma levitan neile, kes siin praegu hetkel meil veebis on ja levitan veel kord ka neile, kes järelvaatamist teevad. Üks hetk, ma kohe jagan teile. Nii, kas on näha? Ei ole? Ma jagan ekraani, vist ei ole näha. Nii, vabandust, nüüd on. Nii, Viru Keemia Grupp
siis te näete, meil on 1600 töötajat ja kui on 1600 töötajat, siis inimesi on meil vanusest 18 kuni 70. Meil on insenere, bakalaureusekraadiga inimesi, rakenduskõrgharidusõppega inimesi ja suur rõõm on sellest, et väga-väga paljud töötavad inimesed on leidnud aega, tahtmist minna töö kõrvalt õppima. Ja mida ma näen? Ma näen seda, et kolledži poolt on väga suur toetus nendele inimestele, kes oma pere, oma töö ja õpingutega peavad 2 aasta jooksul magistriõppes hakkama saama, et ei kannataks ei töö, ei pere ega õpingud. Kui nüüd mõelda maakonna peale, Ida-Viru maakonna peale ja selle peale, mida ja kas meil üldse on vaja seda magistriõpet siin, seda kolledžit siin, siis 1000% seda on vaja. Meil on Ida-Virumaa on ikkagi tööstuse ja tootmise süda. Meil on keemiatööstusettevõtted, meil on energeetika valdkonna ettevõtted, mäendus ja paljude teiste valdkondade tootmisettevõtteid ning need ettevõtted vajavad insenere, sellepärast et töökohad muutuvad aina nutikamaks, otsitakse võimalusi, et keskkonnasäästlikumalt tegutseda. Kõik otsivad efektiivsust, otsivad kõiki, otsivad kõikjalt. Mingisugused oskused on meil kõigil olemas. Me omandame oskusi juba siis, kui me siia ilma sünnime, aga magistriõpe annab süvateadmised. See annab võime kiiresti kohaneda uute olukordadega, näha sellist suurt pilti, seoseid protsesside vahel. Ja nii, panen teise slaidi. Targad valikud, targad töötajad, need loovad väärtust. Viru Keemia Grupp ütles eelmisel aastal kõva häälega välja, et kavandab biotoodete tehase rajamist. Ja tegelikult just selle tehase rajamine on sellel õigel hetkel teile kõigile, kes mõtlevad, kas minna nüüd sinna magistriõppesse või mitte. Biotoodete tehases on kavandatud 250 otsest töökohta, kaudseid töökohti 1000. Ja kui mõtleme nüüd ajatelge, te asute õppima 2022, siis Viru Keemia Grupi plaanide kohaselt on biotoodete tehase tootmiskompleksi ehitamine ajateljel 2024 kuni 2026. Ehk aastal 2024 on võimalus tulla Tehnikaülikooli aulasse, kui antakse kätte diplomeid, öelda suur tänu nendele, kes on õppima läinud ja õpingud ka edukalt lõpetanud, sest tehase käivitamise plaan on aastal 2027, aga ühte tehast ei ehita ainult ehitajad. Koos tehase ehitusega hakkavad tööle insenerid, keemiainsenerid, tehnoloogid ehk kõik, kes ei ole suutnud veel otsustada, kuhu minna, kas üldse minna, kas vasakule või paremale või Tallinna või Tartu, siis mina ütlen, et kõige õigem koht on TalTechi Virumaa kolledž. Tulge magistriõppesse. Tööandjad kõikides ettevõtetes toetavad neid inimesi, kes töö kõrvalt õpivad. See on suur asi ja ma ütlen teile aitäh kõik
kes te sellega hakkama saate. Ma lehvitan. Suur tänu, Diana. On rõõm kuulda, et ettevõtted ootavad kolledži lõpetajaid ja ilmselgelt ka mõnigi lõpetaja ootab ettevõttesse tööle saamist. Õhtuga edasi minnes räägib meile vastuvõtutingimustest jälle Diana. Sõna sulle. Aitäh, Alan, veel kord. Nii. Ja kõigepealt ma räägin vastuvõtust ja sellistest üldist tingimustest. Tea, ma vabandan, sul mikrofon ei ole välja lülitatud. Aitäh. Nii, ja kõigepealt tahan öelda, et tuleb esitada, millest te alustate. Te esitate avaldust SAIS-süsteemis, ehk see on sisseastujate infosüsteem. Siin te näete linki slaidi peal, te võite selle linki vabalt kasutada ja avaldusest kindlasti te märgite ära õppekoormuse, ehk teie puhul see on täiskoormus. Siin on veel üldtingimustes räägitud päeva ja sessiooni õppest, aga meil on päevaõppe, kui me räägime magistratuurist. Ja siis lähme meie kodulehele. Ja vaatame konkreetselt seda, mis puudutab kütuste keemia ja tehnoloogiat. Ehk kõigepealt ma tahan rääkida ka sellest, vabandust, siin seda ei ole. Aga kontaktiks, kui on mingid küsimused, siis kontaktiks on meie töötaja Katrin Kruud. Ma loodan, siin kuskil tema kohta tuleb veel ette info. Ja õppeaeg on 2 aastat, nagu oli juba öeldud, et reedest pühapäevani te õpite ja õppekeel on eesti keel, seda ma pean ka mainima. Vastuvõtu tingimused on järgmised, et me kõigepealt ootame teie poolt eelneva haridustaseme diplomit või dokumendi, et teil on vastav selle kohta, et teil on vastav kvalifikatsioon, et tulla magistratuuri. Siis vestluse toimumise ajad, et mul on veel väike ajakava tehtud, pärast ma seda näitan, et 6. mail on esimene vastuvõtuvestlus, sest see on üks vastuvõtutingimustest läbida vastuvõtuvestlust. 8. ja 9. juulil ja 11. juulil on siis vastuvõtuvestlused. Siis teil peab olema tehtud ka CV, mitte ainult läbitud vestlus, siis antud dokumendid, mis tõendavad teie kõrgharidust, aga ka peab olema tehtud CV. Kui me räägime vestluse sisust, mis on väga-väga tähtis, et te saaksite ette valmistada. Kõigepealt me tahame kindlasti kuulda teie motivatsiooni, et miks te tulite õppima siia ja valite just selle eriala. Et selle kohta, et miks te siia tulite õppima, mina rääkisin juba, aga miks teie valisite selle eriala, see on meie jaoks väga tähtis. Ja järgmine, millest me hakkame rääkida, on see, mis toimub üldse kütuste valdkonnas. Ja vestluste teemade nimekiri on meil siin lingil. Te võite seda vaadata ja ette valmistada. Me vestluse käigus me ei hakka kontrollima teie väga-väga süvateadmised, aga me lihtsalt tahame rääkida ja vestelda teiega selles mõttes, et te üldse saate aru, mis toimub kütuste valdkonnas, mis kütuste liigid on olemas, mis on fossiilsed kütused, ehk natuke selle teemad ikka jagata. Kuhu suuna areneb kütuste maailm, mis toimub Euroopa Liidus, mis kütused kasutatakse Eestis, mis kütused toodetakse näiteks Eesti Energial ja Viru Keemia Grupil. Ja te võite rääkida mitte ainult kütustest, vaid rohepöörde
valguses te võite rääkida ka keemiatoodetest, mis toodetakse näiteks Viru keemiagrupist. Kui te teate Eesti Energia arengusuundi, siis on ka hea, kui te räägite sellest. Ehk kõik, mis on seatud kütuste maailmaga, et hea oleks, kui te hoiaksite ennast kursis, kui te loeksite vastavat artikleid ajakirjanduses. Eks kõik see aitab teid selles õppimises ja vestluses. Nii, ma pean siis niimoodi vist tegema. Siis järgmine asi, mida me veel hakkame arutlema, see on see, et kas te saate aru, mis oskused ja teadmised teil on pärast seda, kui te lõpetate magistriõppekava ja seda te saate vaadata ÕIS-is. ÕIS-is sellest kõigest on väga ilusti kirjas. Ehk te saate kasutada linki, mida ma esimeses oma kõnes näitasin. Siis mõelge kindlasti, et kui palju energiat te plaanite pühendada õppetööle. See on ka väga tähtis, et teil säiliks bilanss oma eraelu, siis töö ja õppe vahel. Mis on teie tulevikuplaanid, mis on magistritööplaanid, kas teil on teema, kas on äkki mingi teema ettevõttes, kus te töötate, et see on ka meie jaoks huvitav. Ja kontrollime natukene eesti ja inglise keele oskust, kuna meil loengud toimuvad mitte ainult eesti keeles, vaid ka inglise keeles osaliselt. CV koostamisest, nagu alati oma kontaktandmed, siis ülevaade haridusteest, töökogemusest, kes on teie tööandja, on võimalik lisada ka töökohustused, ehk kogu see info, mida laiem on info, seda on parem. Keelteoskused, arvutiprogrammide kasutamise oskus ja mingisugused, mingi muu lisateave, mida te arvate, me peame teist teadma. Kuidas hinnatakse, et hindamiskriteeriumiteks on 5 hindamiskriteeriumi ehk motivatsioon õppida antud erialane töö või praktika kütuste valdkonnast. See on kindlasti eelis, kui te juba töötate. Üldteadmised kütuste valdkonna olukorrast ja arengusuundadest. Seda te kõike saate, selleks te saate ette valmistada, lugedes artikleid. Võõrkeele valdamise tase ka on väga tähtis. Aga nagu ma mainisin, et nende keelte tugi kolledžis on väga-väga heal ja kõrgel tasemel. Ja siis magistritöö teema kättesaadavus. Positiivsed tulemuseks on siis 5–10 punkti ja negatiivne tulemus on siis 0–4,9 punkti. Ja räägin veel natuke tähtaegadest. SAIS-is avaldust saate esitada juba 1. jaanuarist, ehk see protsess juba on alanud 6. juulini. Kindlasti jälgige ka aega, et 6. juunil kella 12-ni saate esitada taotlus. Kui taotlus on esitatud, siis SAIS annab teile ette vestluste aega. Registreerite vestlusele ja siis saate tulla vestlusele 6. mail näiteks, siis 8., 9. või 11. juulil, et jälgige ajakava, vestluste ajakava. Siis on võimalik ka mõned dokumendid tuua kolledžisse ja selline dokumentide vastuvõtt kolledžis toimub 27. juunist kuni 6. juulini. Aga ma räägin veel kord, et see ei anna teile võimalust anda kõik dokumendid ülikooli siin kolledžis. Ikka on vaja teha avaldust SAIS-i kaudu.
Ja 15. juulil te kindlasti peate kinnitama, et te tulete õppima kolledžisse. Ja ma soovin teile edu ja ma väga loodan, et te tulete meile õppima. Aitäh, Alan! No nii, suur tänu meid valgustamast. Nüüd, kui kellelgi on veel küsimusi Dianale selle kohta, et kuidas saab sisse astuda ja mida see asi siis kujutab, see magistriõppe Virumaa kolledžis, siis praegu on see parasjagu õige aeg teha. Seni, kuni keegi mõtleb küsimusi välja, siis ma esitan ühe lihtsa küsimuse ise. Et kui populaarne on Virumaa kolledži magistriõppe läbi aegade olnud? No, ega ma täpselt arve nagu ei tahagi, aga kindlasti teil on mingi aimdus. No, ma ütleks niimoodi, et me võtame vastu 1 kord 2 aasta jooksul ja nende 2 aasta jooksul arvatavasti inimesed juba valmistuvad ette ja mõtlevad, et jah, on vaja minna. Ja meil tegelikult mina arvan, et see magistriõppekava on väga populaarne, eriti nende Ida-Virumaa inimeste seas. Ja meil mitte kunagi ei olnud niimoodi, et me ei tee lahti magistriõppe sellepärast, et meil ei piisa inimesi. Ehk ma loodan, et see aasta me saame ka inimesi kokku ja teeme magistriõppe lahti. Loodan samuti, aga rõõm kuulda, et see õppekava on populaarne olnud. Nii. Ja käsi on Tealikna, palun. Ja, mul jäi üks kõige olulisem asi rääkimata ja seda sobib väga lõpus lisada. Et Virokeemia grupil on Tallinna Tehnikaülikoolis stipendium välja pandud ka magistriõppe parimatele õppijatele ehk võimalus, kui õpite hästi, siis magistriõppe stipendiumi suurus on 2000 eurot ja meil on kaks stipendiumi magistri edukatele õppijatele, nii et mõelge selle peale ka. Nii, see oli rõõmus sõnum, ma oletan tudengitele, kes tahavad sisse astuda. Kui rohkem küsimusi pole, siis tegelikult ma arvan, et meie õppekava juht Diana Berseneva jääb kontaktiks. Kui kellelgi tekib küsimusi pärast selle kokkuvõtte vaatamist, leiate need kontaktid TalTechi kodulehelt ja saate kirjutada, joonistada ja helistada. Ärge häbenege seda teha. Sellega ma kuulutaksin tänase infokolverenttunni lõppenuks. Suur tänu neile, kes tulid, suur tänu neile, kes on. Ja suur tänu neile, kes seda järgi vaatavad. Suur tänu teile kõigile, head aega. Head aega.